Juhuu, tere tulemast tagasi Sisumaale. Sisumaa on kohe-kohe lõppemas ja meil on jäänud vist 2 osa peale seda veel ja siis on läbi. Aga naudime seda lõppu ja räägime, mis tänases osas juhtuma hakkab. Selles osas teeb meie kallis Gerhard abilinnapea natukene pahandust. Ma ei hakka spoilima, mis see on, aga küll te näete. Peale selle leidis ka Iron uue kodu, võib-olla seonduvalt Gerhardiga, võib-olla mitte, ei saa spoilida, aga Ironil on uus kodu. Ja me panime paika plaani või leiutasime välja viisi, kuidas võib-olla päästa Kelloks enda varjurüütli vaimu käest. Kas me saame sellega hakkama või mitte? Vaatame osast järgi. Hello? Hello? Sa oled siin? Ma jooksin mööda sust võimalt. Võimalik. Tervist. Tere, oota, mul on sul midagi väga tähtsat rääkida. Okei. Oota, lähme tuppa, siin lambad korjuvad. Anyway. Jaa. Põhimõtteliselt eile, mäletad, kui sa andsid... Okei. Jutt on rahvale nii. Põhimõtteliselt eile Chris mäletad, sa andsid mulle nööri, et ma viiks selle Gerhardile, on ju? Jah. Nii, ma läksin Gerhardi ukse taha, et äkki ta vestlus seal või? Nii. Varjurüütliga. Ja ma kuulasin seda vestlust terve aeg pealt, kuniks nad ütlesid, kuniks Kelloksi, see on Kelloks, aga varjurüütled ütles talle, et põhimõtteliselt, et oma usaldust tõestada, ta peab minu ära tapma. Ja seda ka Gerhard eile tegi. Ja ta viis mu pea siis nii-öelda Kelloksile, et te teaksite. Ja ma ei tea, ma tahaks loota, et Gerhard ei ole päris switchinud varjurüütli poolele, aga praegu mul siuke tunne nagu ikkagi jääb, sest et ta pani mulle noa südamesse ja pööras seda seal päris mitu korda, see oli päris jõhker. Ta ründas sind. Mitte ei rünnanud, ta tappis mind ära. Nii et ma hea hetkel teile selle trollata ei usaldaks. See on väga haige. See on väga haige. See on isegi, võiks öelda, hullem reetmine kui see, kui ma Kelloksi reetsin. Ei, no tõesti, eks ole. Ma olen nõus, see on nagu täiesti alatu, et rünnata sind ja veel neiud, kes on üksinda ja lihtsalt sind külma verres ära tappa. Ma pean küll mainima, et eile, kui ma Gerhardiga rääkisin, siis ta oli küll natukene tundus tujust ära või kuidagi salatsev, et ta ei tahtnud, me räägime kõigest nagu. Aga ta ei tahtnud mulle öelda, kuidas ta seal teidil läks ja siis ma olin nagu natukene imelikult käitub. Kui ta oleks eile täiesti fine olnud, siis ma peaksin võib-olla küsitlema, kas mingit tõestust on, et ta sind ründas, kas keegi nägi, aga praegust kuna ma ise nägin, et Gerhard eile pani ka veits segast, siis ma täiesti usun, et see juhtus sinuga. Ei, mitte keegi ei näinud seda peale varjurüütli. Nii et ma lihtsalt sain väga suur šokk minu jaoks. Ma ei arvanud, et Gerhard kunagi midagi sellist teeks. Et jah, ma ei tea, ma tean, et teil on omavahel see Ironi kaevandamine ka päris suur asi, eks ole. Ma loodan lihtsalt, et seda Ironi kaevandamist ei sega. Ma arvan nii palju, et ma pean Gerhardiga rääkima sellest kindlasti ja... Praegust me peaksime siis natuke olema ettevaatlikud. Kuigi ma mõtlen, et Gerhard on alati olnud siukene mees, et ta mõtleb 5 sammu ette, et ma ei saaks aruta motiivist, et ta praegu reedaks meid lihtsalt niisama, et tal hakkas igav või midagi sellist. Et seal võib olla ka see, et ta lihtsalt otsustas ise teha mingisuguse suure movie, et siis saada varjurüütli poolele, et aidata meid, aga see, mis ta... Aga selleks, et tappa oma, on väga haige. Ja siis ta ütles ka, kui ta Kelloksiga rääkisid, siis ta ütles, et on väsinud sellest, et kogu aeg sina oled linnapea ja tema on aselinnapea, et on väsinud sellest, et sina kogu aeg kõike juhtida saad. Gerhard ütles tükast asja või? Ta tahab võimupööret teha äkki. Ei. Kusjuures minu jaoks ütleb see rohkem võib-olla isegi. Sellepärast, et meil on Gerhardiga alati olnud väga avatud võimusuhtlus. Ja ma olen pakkunud mitu korda ka enne Raudlinna tagasivõtmist ja Raudlinna ajal, et kas Gerhard tahab olla osa sellest, kas Gerhard tahab seda teha, Gerhard tahab toda teha. Ja ta on ise vabatahtlikult ütelnud, et tema ei taha, et ta lihtsalt tahab olla see kõrvalisik, et ta ei taha nagu... et ta usaldab mind ja ta on fine, kui ma juhin. Nii et kui ta ütles varjurüütlile seda, mis käib täiesti vastu ta tegelikkusele,
siis see võib-olla paneb mind uskuma, et ta üritas sealt varjurüütli poolele saada. jah, ma räägin, et ma sellepärast, ma ei tea, ma ei kujuta ette, mis ütles, et tulla võib. I'm scared. See on tõesti siukene tegu, et sellega peaks minema ümarlaua koosolekule, kohtumisele ja karistuse määrama Gerhardile. Kõigepealt peaks kuulama, mis tal enda õigustuseks öelda. jah, absoluutselt. Jah. Ma isegi saan need väga hea välja poida või? Aitäh. Ma isegi kannaks seda võtsuti. See tähistab minu jaoks armastuse mitte olemas olemist. Armastus on surnud. Aga ühesõnaga jaa, et me peaksime kõigile sellest rääkima, ma arvan. Võib-olla kutsuda kokku, kes sellest teavad praegust? Torm, Minecraft, mõisnik, sina ja mõisnik. No see peaksime, ma arvan, kui on olemas kas Dotter, siis tegema ümarlaua koosoleku sellest. Mõistlik oleks, jaa. Eks ma arvan, et siis võtame edasi. Sidi peaks ka sellest teadma. Jaa, tšukutaad, Sidi piilub seal. Sidi tule siia. Mis sa piilud? Tere! Mis sa piilud seal? Ei, ma just ütlesin. Okei. Tšukupalatšik. Tšukupalatšik kukk. Nice fit, bro. Aitäh. Oh my god. Mis koosolek siin on? Isegi ei tea, Kris rääkis, sina räägid ise talle, ma julge. Oota, ma tõin sulle veel kingituse ka, et su... Kusjuures oi, mis asja. Ma tõin sulle ka kingituse, aga ma unustasin koju. Hea tundmuisi. Minu... Excuse you, brothers. Vabandage, härrasmees. Nunnud siin koos. Ma ei tea, eks see on nunnu on. Kris poiss on Glinda. Kas see läheb petmise alla? Ma ei tea. Kuule. Oh my god. Oppi. Issand jumal. Oh my god. Kuule, sul oli veel neid voodid kuskil. Lämme siin. Seal lossis. Mageme siis öö läbi. Kene? Nii jube. Meestega samas maas. Ma eest nigate ka ei saa, ainult torskavad. Oi. Raisk. Mida perset? Magasid ühes samas voodis või? Ei, mina magasin üksinda voodis. Tenno Estonia utleb saumistamab miest ma ilma jäi Padata läks üksinda voodisse. Ma läksin ka üksinda voodisse. Kris, sa läksid Tšukule kaisu või? Ei läinud. Vabandust, te magasite kaisus või mis toimub? Ei. Tšukutega magas, aga Kris poiss tuli. Ei, kuidas seda ma ei tulnud? Vaatasin, see on tühi voodi. Mis voodisse? Sa ei märganud, et teine inimene su kõrval magas. How dare you? Tšukupalatšik kukk. Kala Mark, kas sina ei ole mul kodus külas käinud või? Ei tea, mul oli tuba jälle lilli täis ja eile sa olid nii suss, kui ma küsisin, et kas see sina oled? Ei, Tšuku teeb rasket tööd. Okei. Tšuku Rasket töö. Tšuku Salamu, mis sinuga juhtus? Ma ei taha rääkida sellest. Saa üle tõesti. Oota, Kalamart. Intern. Intern, Tšukuta. Oota, kindel, et sa ei käinud kuskile? Tähtis juttu on vaja rääkida. I believe in miracle. Where you from? You're sexy thing. Mida te siis nüüd tahtsite rääkida? Siin kogu aeg mingi asi tuleb ette. Jutt jookseb ka. Kris, räägi sina, mina ei taha rääkida enam. Ütleme nii palju, Sydney, et su Peika on... Mis ta tegi? Mis taga juhtus? Ta on cancelled. Mis asja? Su Peika tappis Mari-Liisi varjurüütli jaoks.
ta mõrvas Mari-Liisi varjurüütli jaoks. ei mõrvanud. Tegelikult ka või? Issand. Me teeme sellest veel pikema koosoleku, kui on... Stotter on ka olemas. Lähme teeme koosoleku. Joo, kui sa videos nii kaugel, pane like ja subscribe. Aitäh sulle. Ja kommenteeri alla. Minecraft on äge. Lähme tagasi videosse. Nii, me oleme kutsunud kokku ümarlaua siia, et arutada siis Gerhard ehk GT Trolla tegude üle ja mis taga ette peaks võtma. Enne kui me alustame, kas keegi on vastu sellele, et Juku on ka siin või ei ole? Las sulle. ei. Okei. Minuni jõudis info läbi Mari-Liisi siis, et Gerhard olevat eile suhtlenud varjurüütliga ja Mari-Liis juhtus seda peal kuulma. Gerhard tegi läbirääkimisi, et siis Mari-Liis täpsustada saada, et ehk et tahtis sinna ta poolele või mis ta täpselt rääkisid oma vahel? Ta tahtis et ta oli väsinud, ütles, et ta on väsinud sellest, et Chris Boys kogu aeg võimul on. Kes on väsinud? Trolla. See ei kõla küll nagu tema. See ei kõlanud üldse nagu tema ja siis ta ütleski, et ta tahab minna varjurüütli poolele üle, et ta on hakanud aru saama sellest, mille eest varjurüütli seisab ja et ta tahaks olla võib-olla seal pool hoopis, mitte enam Chris Boysi poolel. Ja tema arust on ainuvõim on nõme, kui on nüüd Chris Boys rules the world. Nii et ja siis selleks, et tõestada oma lojaalsust, ütles Kelloks talle, et ta peab minu ära tapma. Ja seda ta ka tegi. Pani noa südamesse ja pööras seda päris mitu korda seal ringi. Ja seda kõike järeldades on juhtunud väga suur reetmine. Oma inimese tapmine on väga ränk ja jah. Kas keegi seda nagu nägi pealt ka või? Te keegi ei näinud. Ja tehniliselt mul ei ole mingit tõestust, et see juhtus. Aga miks ma kaldun uskuma Mari-Liisi on sellepärast, et eile, kui ma Gerardiga rääkisin, siis ta oli natukene salatsev. Ma küsisin siis siit nii, et kuidas tal läks siis teie date'il ja ta ei rääkinud mulle väga midagi. Ta on mulle kõigest kogu aeg rääkinud, aga ta siis nagu salatses ja ei tahtnud mulle midagi rääkida. Äkki ta lihtsalt ei kissi ja telli. Ja see on ka tõsi, aga natukene oli ka off, nii et ma ise sain ka natukene veidraid vibe eile Gerhardi käest, et ta ei olnud päris nagu tema ise. Küll aga need asjad, mida Mari-Liis kuulis, on nagu täiesti vastand Gerhardi varasematest ideedest, ehk siis et talle ei meeldi järsku, et mina olen võimul. Gerardiga referendumis saadik me oleme rääkinud, et kas tema tahab saada või mina, ma ütlesin, et ma võin tema panna pukki, mul vahet ei ole, kes pukki see on. Gerard on samamoodi, et vahet ei ole. Ja kogu aeg oleme koos käinud, koos teinud, kõike rääkinud, kõik arutanud. Siin linnas ei ole ainuvõim, tegelikult on Gerard ja läbi minu käivad asja arutamised, et ta ei ole nagu left out. Eile, kui ta mu aias mu pikniku alal käis, me seal ikka jutustasime ja siis tuli ka see jutuks, et et ma rääkisin talle, et mulle nagu meeldib see, et ta on siuke asjalik poiss, kes teeb nagu rahulikult asju, ei taha seda gloorit ja kõike ja ta rääkis et tal ei ole vaja seda nii-öelda blingi kõike külge, et tal on väga okei see, et ta saab nüüd ju vaikselt toimetada, et see, et ta kuidagi nüüd ainuvõimust räägiks, et ta nagu eile andis mulle ka mõista, et ei ole mingit ainuvõimu ja et ta lihtsalt, talle meeldibki niimoodi rahulikult asju teha, et ma ei tea, need sõnad siin. Võib-olla mul on silmad südameid täis ja võib-olla ma olen armastusest üle võetud, aga nii palju, kui mina siin Trollaga olen hänginud ja tema seltskonnas olen olnud, siis minu jaoks on alati tundunud väga tark mees ja kõik tema käigud ja mõtted ja asjad on väga läbi käidud ja ta ei tee lihtsalt uisapäisa mitte ühtegi otsust. Ja eks siis, ma ei tea, kas ma nüüd mängin siis seda Devil's Advocate'i siin, aga ma isiklikult arvan, et kui ta läks järsku, siis tõesti sinna varjurüütli poole ja võib-olla ta läks sinna, et mingisugust informatsiooni kätte saada, võib-olla ta läks sinna, et ennast turvalisena, ma ei usu, et ta tahaks meile halba. Ma ise olen ka samal arvamusel, et ta on alati olnud hästi läbi planeeritud ja see impulsiivne... Tark on ta ei ole loll. Ja see impulsiivne käitumine ei ole see, et ta lihtsalt on nüüd pooli vahetanud nagu
mingisuguse asja, sellepärast ta tahab võimu, see ei ole üldse tema. Kindlasti, jah. Ja ma... Kõigepealt peaks uurima seda tema käest, on ju, et kas see, mis see tema versioon on ju. Ja teine asi on see, et ega me ei tea ju, äkki tema teab varjurüütli kohta midagi muud. Millal see juhtus? Kõik see juhtus. Eile. Aga ma ise kahtlustan, et tegu võib olla lihtsalt sellise spionaažiga, mida ta siis viib läbi niimoodi, et keegi meist ei teaks, et see oleks efektiivne. Aga siiski, isegi kui see on... Kas tal on selliseid oskusi? Ta tappis mind ikka käpperool. Just. Ma usun, et tal on neid oskusi ja ma usun... Aga see, mis ta tegi, et see spionaaž siis saavutada, ta võib-olla saab mingit informatsiooni varjurüütlilt, võib-olla ta mingi aeg tuleb välja sellest, räägib me, et see oli ta kogu plaan, aga ta siiski tappis ühe oma ja see Marte utleb, ei mis ole täna toimub. Mina kuulutaksin välja Gerardi tagaotsitavaks ja me peaksime ta tooma esimesel võimalusel linnavalitsusse, et siis tema statement saada ja siis määrata talle mingisugune karistus, sest kindlasti selle eest peab saama karistada. Torm, sa tahaks teile teha koosolekut milleski rääkida, kas äkki laskeksime sellega ära juba siin oleme? Hea küsimus selles mõttes, et ma isegi ei mäleta, mille kohta see oli, aga mul on üks asi küll tegelikult, mis on mainemisväärt. Nii. Just täna, kui ma tulin, ma olin kirikus ja ma nägin seal altari küljes järjekordset raamatut. Mul seda raamatut kaasas ei ole, aga seal seisnes umbes midagi sellist, et aitäh, kallis Torm, Kris ja Mari-Liis, et te mind vabastasite ja seal oli põhimõtteliselt rida juhiseid, kuidas saab Kelloksi varjurüütli käest nagu päästa või vabastada. Et meil on võimalus ja juhised olemas, kuidas Kelloks vabastada koos Octomani ja Didi abiga siis. Äkki me peaks sellest raamatust siis koopia tegema, jagama seda. Ei, kindlasti võiks jah, see on lihtsalt kodus mul praegu. Kas sul oli ka see, mis see meetod oli siis? Kasutada beaconeid, teha mingi altar, kasutada beaconeid Octomanilt ja Didilt. Ja no ühesõnaga seal paar sammu oli veel, mul nüüd täpselt peas ei ole, aga ma saan neid jagada kõikidega, kui ma sellest raamatust koopia teen. Just nii, Kris. Eks me peame Kelloksi kindina peama. Mingil põhjusel hakkasin ehitama just mingisugust veidrat ringi. Mingil põhjusel. Ma ise ka ei tea, mis see nagu tegema peaks, aga natukene kirikust eemal nüüd on maas sukene huvitav müstiline ring. Võib-olla on seotud sellega. Võib-olla. Mul on tegelikult üks küsimus selle Didi kiriku kohta. Ma läksin üks päev kirikusse, et kuigi ma otseselt usklik ei ole, siis ma tundsin, et mul on vaja sinna minna ja ma vaatasin, et seal on selline pihtimistuba ja kui ma sinna pihtimistuppa läksin, siis ma läksin alla korrusele kuskile sealt toast ja ma tegin väga huvitava avastuse seal Didi kirikus. Ja siis Caps Lock kirikus. Seal suitsesid asjad ja taimed ja seal kasvatati taimi ja seal oli veipe ja see ei olnud asi, mida ma ootaksin kirikust. Esiteks, need taimed on seal olnud juba kiriku rajamisest saadik, sellepärast on kiriku nimi Tormi ravimtaimede kirik, need on lihtsalt ravimtaimed ja need suitsevad sellepärast, et seal on lihtsalt kuum ja need taimed vajavad selleks kasvamiseks, et nad head ja korralikud oleksid, sest nad vajavad selleks palju soojust ja niiskust. Ja või need asjad, mis seal chestis on, et ma olen kuskilt korjanud, nad on tegelikult nagu prügi, et ma olen korjanud nad sinna ja pannud nad sinna nurka, et kõik seal koos oleks, et selline prügikirst põhimõtteliselt, et see on näinud nagu rämpsa. Ma ei tea. Ämbeb utleb, et Martin Madukas tahab. Ma tegelikult tunnen küll siin lõhnu, et ma olen käinud reisinud igal pool siin maailmas ja need lõhnad, mis seal allkorrusel olid ikkagi natuke tuttavad lõhnad. Ohoh või? Mitte, et ma oleks tarbinud, ma just räägin, et ma olen reisinud ja ma tean, mis asjad lõhnavad mille järgi. Et see oli minu jaoks kuidagi suur üllatus, et ma tahtsin pihtima minna ja
järsku olid seal tossavad asjad ja salajane taimeistandus, et ma ei tea, miks ravimtaimed peaksid nii maal olema. Ei, sellepärast, et see hoiab seal niiskust ja soojust paremini kinni. Okei, tegelikult see ei ole üldse selline põhijutt, mida siin arutada, ma lihtsalt korra tahtsin seda välja tuua, et natuke veider oli see minu jaoks, et kirikus siuke asi toimub. Ei, see on meelega selliste kinniste uste taga, see on meelega kinniste uste taga, vaata, see on salajane ruum väga, ma nii vabalt kedagi ei lase sinna, aga ei, no väga hea tähelepanek. Võib-olla siis muuta seda natuke, et külalised, kes tahavad lihtsalt pihtima minna ja südant puistama, et nad ei pea avastama sealt veipe kuskilt chestist ja muid tossavad taimi. Panen tabalukud sinna ette. Näiteks, jah. Aga tagasi tulles siis selle juurde, et varjurüütel ja Kelloks. Meile nägime, et Kelloks on olemas seal sees võitluse keskel, nii et ta on veel elus. Ta hüüdis appi, jah. Täitsa hüüdis appi. Jah, ja me saame teda välja tuua sealt ja ma arvan, see õpetus, mis Didi on meile andnud nüüd, see ongi see viis, kuidas ta tuua. Aga meil on vaja ta kätte saada. Kuidagi küll, aga jah. See on jällegi nüüd kahepoolne värk, et tema ise peab sealt seest hakkama jälle võitlema ja meie peame siis aitama tõmmata teda sealt siis nagu välja sellest mustast august või mis iganes, kus tema hing seal sees, tema keha sees ka ei ole. Ma eeldan, et varjurüütel paikneb seal samas imelikus kuubikute maailmas, kus nad tookord olid Mari-Liisiga, jah? Ei ole õrnägugi, jah. Võime visata pildi. See tundus päris kahtlane koht. Lihtsalt kaugelt, mitte minna sinna sisse, vaid lihtsaltki teha mingi luurehetke ja kaugelt uurida. Mari-Liis, mis infot sa said seal, kus olid seal? Seal, kui Kelloks mind kinni võtsa. Jah. Ma väga mingit infot ei saanudki. Tiipe peab mõtlema, see elu mõte. Nagu ta ütles mulle, et ma pean elama elu ilma sellelt, et ma peaksin kunagi otsuseid tegema. See oli see, mis ma endaga kaasa võtsin. Ja seda, et selgrootuga on nagu väga tight. Ja et tema Kelloks on ikkagi nagu boss ja siis, et selgrootu teeb kõike seda, mida põhimõtteliselt talle öeldakse. Aga mis seal kohas jäi sul mingi silma, kus sa seal olid? Midagi tähtsat? Seda, et see oli jõhkralt suur, nagu seda oleks mingi aastasajandeid kuradi rajatud. Ja seal olidki need varjurüütlik 2 tükki, on ju. Ja siis ma proovisin välja minna ja siis tõukasid mind kohe nagu välja. Nii et nad ei rääkinud minu nagu kuuldes nagu mitte millestki sellisest, nagu mida siin mainida hetkel. Kui ma ise seal olin ja võtsin neid varjurüütli rüükomplekte, siis ma nägin, et seal all on nagu sügav auk, justkui põhjatu auk. Et kui sinna minna, siis peab olema väga ettevaatlik, sinna auku ei kukuks. Ja võib-olla just... See on nagu põhjatu leer. See oli nagu lihtsalt vaatad alla ja sa ei näe lõppu. No, kus ikka varjurüütel ennast nagu pesitseda saab. No. Ja ma arvan, et peaksime seda minema uurima, saatma paar spiooni, kes paneksid kõik asjad paika, seal uuriksid, kus võib olla seal, kas varjurüütel paikneb mingi teatud kuubiku sees, seal on neid nii palju. Mingisugust informatsiooni, mingi spionaaži ja siis me peaksime koostama ründeplaani ja ründama seda kohta ja võtma varjurüütli kinni. Aga ainus küsimus on see, et varjurüütel on kogu aeg ju teleporteerunud kuskile, ma ei tea kuhu, kui me teda tahame kätte saada, kuidas me teda nagu saame füüsilises vormis endaga kaasa tulema. Võib-olla me peame tema ümber seal kohal just tekitama selle rituaali ringi. Sinna ümber vist ei saa, sest piikan ei lähe läbi, kui pole ülevalt auku nagu taevasse. Keksike utleb Chris poissa old nii äge. Mõtleb, miks? Meelitada millegiga, ma ei teagi. Enne vaja uurida üldse tema seda urgast seal. Mina nagu kandideerin kandideerin vabatahtlikuna, et minna uurima. Keegi võib minuga äkki kaasa tulla. Ma arvan, et see oleks olla paar, kes läheb ja in-viis potionitega paaris minnakse, 2 inimest lähevad. Kes tahaks minuga tulla? Oi, kui palju vabatahtlikuid. Ma tunnen ennast nii kaitstuna! Ma võin tulla. Teil on vaja, ma arvan, ka Sender Pärle hästi palju. Siis Deep Pepper ja Stotter, teie lähete luuresse. Ma saan teile ise teha ka in-viis potioneid, äkki ma teen teile 3 näkku, see on siis 24 minutit. Peaks olema tegelikult veel Kelloksi vanas selles poe letil äkki kuskil. Aga ta on suletud, ma isegi sealt ei võtaks, see on nagu äriala. Mul on mõni. Mul vist on 2 tükki. 1 äkki, 1 või 2, ma ei tea. Aga enne kui te lähete, Tšuku,
Kуда? Kui sa juba oled siin, siis kas su Tšuku maagiat saab meid aidata oma Tšuku maagiaga, on see, mis ma küsin. Kui me varjurüütlit ei saa kuidagi kinni või teda füüsilises vormis kaasa, siis on jamasti. Ja meil, ma ütlen ausalt, meil ei ole ühtegi lõnga juhtnööri, kuidas varju füüsilisse vormi saada kaasa nagu. Ehk mu ainus küsimus ongi siit, kas Tšuku Magic on siin kuidagi Linet olen utleb Chris at X-Vlogscale spämmab kasvoid talle mute panna. Tšuku lebo. Kas sa saad varjurüütlit hoida, et ta oleks füüsilises vormis ja me saaksime teda transportida? No kui see töötab, siis meil on justkui plaan olemas. Meie mees utleb miks Lähme siis jah, Trepperiga uurime Tšuku sööb, lege. Kuidas mõtlen siis seda urgast seal ja vaatame, mis see endast kujutab. Võib-olla näeme kaugelt, kui ei, siis peame minema siis sisse nähtamatult. Lootas, et ühtegi lõksu me ei aktiveeri. Raudselt on täis lõkse. Selge, aga siis paneme kõik info kirja, mis on vajalik ja meelde jätma ja siis lähme siis, ma olen sellega koosolek lõppenud ja lähme toome teile in-5 potionid. Oh my god! Gerard tappis Mari-Liisi ära. That's crazy. Ma saan aru, see, mis meie tegime Kelloksile on ka nagu Black Operation, see on nagu väga halb, mis me tegime Kelloksile. Aga me ei tapnud omasid. Gerard tappis oma. Ta tappis oma, et saada vastasele sinna tagalasse, mis on nagu, jah, see nagu I get it. Aga at the same time Gerard peab selle eest vastutama nüüd. Ja isegi kui ta on mu sõber ja ta on meie draakoni poja emme, siis kui see sõda on läbi, siis me peame Gerardi vangi panema. Vähemalt me peame teda karistama, ta peab saama karistuse. Ma ei tea, mis karistada ta saab, aga ta peab saama selle eest karistada. Ja ta on viskanud enda abilinnapea koha täiesti praegust ära. Ta on täiesti ära viskanud selle ja ta viskas kõik enda maine linnas ära. Mitte kõik siin nüüd vihkavad Gerardit, ma arvan. Aga ta võib saada crucial infot vastaspooled, et me sõja võidaksime. Aga selle eest ta peab minema saama karistada. Iron on ohus ja ma ei tea, kas me peaksime liigutama Iron ära? Jaa, sest mina kardan, ei reaalselt. Gerard võib öelda, et ta on osav, ta on proff, aga kui Kelloks sai mõjutatud varjurüütlist, siis saavad kõik võivad saada. Ja Gerardi ajusopis on olemas see info, kus kohas on Iron. Nii et kui Kelloks seda välja pressib või ta kogemata slip-upib, ta pinnib, ta hakkab kohe Gerardit pinnima, ta jääb sinna lõksu, nad hakkavad teda piinama, kuniks ta saab teada, kus kohas on Iron. Ja ta kas A kasutab Ironit meie vastu, B paneb Gerardi kasutama Ironit meie vastu, et ma tapan Iron ära, kus Iron ei lähe tappa kuradi Chrisi ära näiteks. See on nagu, me peame Iron ära liigutama. Me peame Ironi ära liigutama. Okei. Ma arvan, see jääb praegu Ironi uueks pesaks ja see koobas on ta uus kodu. Ma arvan, ma toon talle mängu asju siia veel ja kulda ka enda kodus, siis tooma Iron ära. Ma sealt vanast kohast ei võta kulda kaasa. Ma jätan talle sinna, et siis oleks nagu 2 eraldi draakoni pesa kohta, see vana ja uus. Et see oleks nagu äge, et meil oleks ainult üks koht nagu. Need Iron meekeseks nad turvavad koobast. Iron kolemeid siia või? Ma saaks teha talle mingi Iron kolemis sõbra siia ja Tubianes, see on hea mõte küll. Talle Iron kolemis sõbra siia üles 1 ja alla 1. Okei, teeme talle 2 Iron kolemis sõpra siis. Teeks ühe istumise veel. Kohe. Okei, nad tulid tagasi vist. Nad tulid tagasi vist juba sealt. Pepper, tahad ise rääkida, räägin ise? No ma võin rääkida. Käisime seal augus siis, mida siis te vist mingi aeg tagasi leidsite, eks ju. See oli huvitav, jah, päästmas, jah. See oli huvitav nagu auk. Mõtled, et varjurüütel
et ta peaks nagu kuskil varjus olema või midagi. Aga nüüd ütlen, et varjudest, no okei, seal on varje, aga ütleme, et seal on nagu üpris valge, seal on sellised helendavad kuubikud, natukene nagu mingisugused tunduksid sellised mingid energia sellised pallid või midagi sellist ja nad hõljuvad. Neil on lihtsalt hõljuvad õhus. Energiapallid. Energiapallid. Jah, energiapallid nagu. Patareid. Okay. Ja need on igas suuruses, suured, väiksed ja nad lihtsalt terve see auk on täis lihtsalt neid seal. Lugematu, üle 20 vähemalt. No meeletult on neid seal jah. Ja seest osadesse saab sisse ja noh, sees on korralik flashbang, sest et see on nagu ongi lihtsalt mingi täiesti valge seest nagu selles mõttes hästi hele ja värki. Ja osad on kinnised, osadesse sisse ei saa nagu. Ühesõnaga seal on energiasambad või noh, energiapallid. Väidetavalt, me nagu ei saa ise ka, ei saanud ka ise aru nagu milleks see nagu on, nagu tunnus, et nad hõõgavad kuidagi energiast, aga samas Skuksal ütleb, kes on coachal. Mari-Liis. Ja no ainuke viis, kuidas see ringi liikuda on Underpearl, sest et põhimõtteliselt pool sellest august on seintega kaetud see Vardani, mis iganes. Vabandust, ärme palun siin sellist asja tee. Siseruumid sa siit ossutata, hallo. Põhimõtteliselt jah, pool sellest august on selle Vardani, mis ta iganes, kuidas seda kutsutakse nagu, ehk siis ta on mullidega, mingi mullid on seal jah, need, mis seina peal on. Jah, et see kõik helendab seal niimoodi sulle vastu ja siis need kuubikud seal ja põhimõtteliselt põhi on, ei teagi, ei näinud põhja. Põhi oli siuke üliveider nagu, ta nagu oli lõpmatu, aga samas tal oli selline nagu mingi mollusk või ollusk, nagu selline hallikas, liikuv möks ja see nagu liikus, seal olid mingid valged täpikesed, natuke nagu mingi kuu oli, aga noh, liikus. Sinna visata, midagi viskasid sinna, see kadus ka lihtsalt. Ja mina kukkusin ka sinna siis. Ja mis juhtus? Ma mingil põhjusel tekkisin endi, kus teie tapsite draakoni. Okei. Nii et sa surma ei saanud? Ma ei saanud surma, jah. Surma ma ei saanud. Aga Pepper kuidagi sai. Ma ei tea, kuhu ta kukkus. Ja ma kukkusin selle ühe selle pallikese peale lihtsalt. Nii et justkui turvalisem kukkuda sinna auku, kui siis kastide peale? Just pigem, jah. Praeguse seisuga nagu jah, selle info varda tundub nii jah. Ja lõpus oli meil tegelikult kokkupuude, tundus, et varjurüütliga. Sest et tema lõpuks ikkagi kuidagi kuulis meid, ma ei tea kuidas. Ilmselt me ikkagi natukene olime liiga valjud. Natuke kolistasime küll seal arvestades, kuidas me pidime turnima seal, siis võib-olla tõesti kolistasime. Natukene tegi häält. Keegi seal nagu oli jah. Ja, et ajas meid minema. Ta ei rünnanud. Jah, ta ei rünnanud. Ta lihtsalt ütles, et mingi, et davai, et ma tean, et te olete siin ja palun pange kohe minekut nagu. Kas ta nüüd palun ütles, aga... Või noh, ta ütles jah, et no tõmba nahku ütles siis. Jah, põhimõtteliselt ütles tõmba nahku, jah. Jau, taks, jau, aitäh sulle notification. Paaniliselt sealt ära läksime. 2000 laiki või, let's go. Pepper surnuks kukkus ja mina kukkusin otse sinna siis sellesse ainesse. Aga siis tuleks meil teha sõjaplaan. Jah. Nii on, jah. Jälle sõda. Aga ainult jama on selles... Jälle? Ei, selles... Jama on nüüd selles... Väljas peanek kolistavad kukkuvad. Kõik need kohad seal olid tühjad. Meil ei olnud ühtegi juhtnööri, milline neist oli pea nagu kuubik. Me läksime kõige suuremasse kuubikusse. Seal ei olnud mitte midagi. Ja ühtegi nagu varjurüütlit või ühtegi tegelast, kes nagu tavaliselt varjurüütlil kaasas on käinud, seal ei olnud, seal olid üksikud skeletonid, üksikud creeperid ja see oli ka kõik. No jah, me panime need armorid ju kinni. Jaa, seda nüüd küll, aga siin vahepeal on vaata kõik need ratsanikud käinud ja rohkem ole. Me panime Savei, App ütleb, sa võiksid Toomiga koos Ironi uude kodusse viia äkki. Mina pakun välja, et me lihtsalt peaksime minema sinna kõik koos, rüüstatult ja siis
käime need kõik augud läbi ja kui on läbi käidud, siis võtame mingi teatud ploki, mille me märgime siis need pealt ära, need kuubikud, et see on nagu läbi uuritud. Ja me uurime kõik need läbi, kas kuskil võib olla varjurüütel sees või mingisugust infot meile. Ja kui meid on rohkem, siis me saame kiirem tehtud lihtsalt. Seda küll, jah. Aga sa tahad seda täna teha või? Mõtlen ka, et kas sa nagu tahad rutata sellega siin, me just saime info ja me juba lähme. Ma pole ütelnud, et kuna minna. Ma ise pakuks välja, et minna homme. Homme oleks kõige parem teha täna plaan, paika kõigile varustus saada ja võib-olla sättida sinna kuskile maa alla mingisugune respawni voodid, et kui keegi surma saab, ärkab seal samas ja pea korradi 10 aastat jooksma kuskilt tagasi sinna. Et mingisugune nagu sükene väike bunker meile ja siis näiteks homme maarsime sinna, oleme valmis ja võtame need raiped maha. Selge, aga siis ma arvan, et praegust on paigas. Homme maarsime sinna, täna peaks tegema sinna mingisuguse lähedale kuskile maal mingisuguse punkri, keegi seda leiaks. Ja siis mõisnik saab jagada Federfallinguid. Aga siis praegu, kes keegi tahab võtta endale selle, äkki te 2 pioone tahate minna panna meile sinna mingisuguse spawni punkri. Võin teha. Ja ekstra enderpearle viia kasti, vaata, et saaks alati võtta, tulla tagasi inimesed. Ja ma teen mingisuguse maa-aluse sükse kerge punkri, kuhu ma panen valmis juba ka voodid igaks juhuks. Toon mingisuguse varustuse äkki juba sinna. Ja mõisniku poolt tuua enderpearle hästi palju. Ja, ma lähen veel endiga nagu nii. Teeme full varustuse, süke nii-öelda raid house meile. Pepper, kas sa aitad Stotterit sellega või teeb midagi muud? Ma teen ise. Ma arvan, et nagu baaris on turvalisem seal teemoni alas lihtsalt. Seda küll, jah. Muideks, juba nüüd, kui see osa on räägitud, siis kuidas Marmoriga lood on? Marmor on täitsa meie poole peal. Temaga ei ole probleemi olnud. Okei, hästi siis. Selge, siis pum ja võib minna tööle. Kurat, ma olen päev vastu Ironit liigutada nagu. Nüüd ma saan lõpuks Iron ära liigutada. Finally, bruh! Nüüd on lõpuks aeg minna liigutada Ironit. Ja me peame võtma Crying Obsidian bloki ka kaasa. Ma igaks juhuks, et see lehm saaks läbi saab minna. Lehmal ma mõtlen varjurüütlit. Okei! Mune tahaks ka. Lähme korra tšekkame, kas me kanu leiame siis kuskilt, kelle mune saaks nagu. I want some chicken eggs. I want chicken eggs. Okei, toome need kanad kokku ja siis lähme. Toome kanad kokku ja siis lähme. Teeme uue kanakuudi. Meil on uut kanaauku vaja. Oh my god. That's what I like to see. Oh my god. Oh my Hell yeah, mõtlen selle peale. Holy moly. No siis meie Ironi kõhuke saab väga täis. Meie Ironi kõhuke saab ikka väga täis, kuulge. Oh my god. Oh my chicken wing. I like macaroni. Mul tuleb, ma pean KFC tegema siia, kurat. Chris fried chicken. Viime kanakest ära ja siis lähme toome Ironi ära. Ärge tulge järge! Oi perse, see on väga halb. Oi perse. Ärge minge kuskile! Kuradi powder snow. Miks Minecraft peab äädima kogu aeg mingid mõttetuid feature'eid? Kes see küsis? Pange palun powder snow mängu, muidu see ei ole reaalne, meil on siin powder snow, pange see powder snow mängu meile, see oleks nii hea realistlik. See oleks nii realistlik, et meil on powder snow Minecraftis. Meil on powder snow Minecraftis, see oleks nii reaalne. See oleks nii realistlik, et meil powder snow Minecraftis. Mine kurat mängib, mine päris elus õue. Kurdi powder snow, mõtlen. Oi, need kanu tuleb ikka retsilt, guys. Siin on ikka retsilt need kanu. Siin on ka veel ju. See pole kogu kanaparv isegi. Meil on pool parve veel seal all. Eesti sõjavägi. Vasak! Parem! Vasak! Tähendab, parem! Ju saame varem! Kanad! Valvel! Minu järel! Taksammu marss! Vasak! Parem!
vasak, vasak, parem, vasak. Me peame minema oma teise üksuse juurde. Me peame panema kokku esimese kanabrigaadi teise kanabrigaadiga. Ei! Mitte jälle see lumi! Ei! Me sattusime vaenlaste lõksu! Meil on pandud siia vaenlaste lõks! Tulge välja lõksust! Tulge üles! Otse! Otse marss! Otse marss! Otse marss! Nonii! Jälle see lumi! Mene persse küll! Ma ei viitsi seda Minecrafti mängida niimoodi! Mine pekki! Ei! Mine pekki! Kuidas see on igal pool siin? Kes see Mojangist pani selle siia kurat mängu? Selle Powder Snow, vallandage ta! Kurat, pange bänni sellele Mojangi developerile! Vihkan teda reaalselt, kes pani selle sita mängu! Sa enam lume peal ka kõndida, noh! Kõik mu kanad said... Oi, ma lähen nii närvi. Kogu mu armee reaalselt. Oh my god. Oi, ma vihkan seda Mojangi developeri, kes iganes istus seal Mojangi koosolekul. Nii, mida me lisame täna Minecrafti? Me võiksime panna Powder Snowi. Niimoodi, kui inimesed käivad lumekohas, siis nad peavad panema jalga endale lederpuutsid. Muidu nad kukuvad läbi lume ja külmuvad surnuks. No mis selle idee point oleks? No otseselt ei olegi mingit pointi. Lihtsalt siis on natukene raske mängu nautida inimestel. Ja nad peavad minema alati ringi ratast. Või siis võib juhtuda ka süge naljakas olukord mängijale, kus ta jääb lumevangi. Oi, kui hea idee! Oi! Oi, sa oled geenius! Oi, sa oled geenius, kallis inimene! Sina oledki Einstein või? Sinu ajus tuligi Einstein või? Sa oled nii tark! Ja siis me võiksime panna mängu niimoodi, et kui loomad kõnnivad näiteks, kui loomad kõnnivad lume peal, siis nemad vajuvad läbi. Ehk siis kui sa keegi tahab tulla, näiteks viia loomad, siis ta ei saa minna üle mäe. Ta peab minema ringiga mäe ümbre ja see on väga hea gameplay feature, sellepärast siis ta peab natukene rohkem aega veetma meie mängus ja ta ei saa ilusti minna üle lume. Sest loomadele ju ei saa anda sükest asja, et nemad ei kukuks läbi. See ongi ainult, et playerid saavad. Sellepärast see ongi nii hea idee ju. Vau, see on nii hea idee. Kas sa tahad hakata ka maailma persetendiks? Jaa, mina tahan saada maailma persetendiks, sellepärast, et minul on kõige paremad ideed Minecraftis. Pange bänni sellele vennale, kes pani siia Powder Snow mängu reaalselt. Mis seal veel toimub? Mida kuradit? Oi, perse oota. Mida kuradit? Oota, ma pean kanad tooma, oota. Ei, tule. Nad lähevad mingi lahi. Oi, ma lähen nii närvi. Oi, kuidas mu närvid keevad praegust. Oh my god. I swear to god, ma kaotsin mingi pooled kanad ära nagu. I swear to god, ma kaotsin pooled kanad ära seal mäe peal. I swear, bro. Nii, oh my god, mingi kanaparv sul on. Ma tahtsin endale kanu tuua ja... Oi, perse. Ma ütlen sulle ausalt, ma kaotasin nendest pooled ära kõik. Need oli poole rohkem. See on pool, see on täiesti insane, aga antab kanad. Kus sa üldse leidsid nii palju kanu? Ma ei tea, seal mäe peal olid lambis, selle lume mäe peal. Aga nad uppusid pooled lumme ära. Linetolen utleb tänu sellele lumele on Ironil vähe suua kurati lumi. Keksike utleb uks kana jäi vett. Mul nii suva, ma ei viitsi enam. Ma viin endale kana auku ja siis ma aitan sind. Lege POV Poneks laivi tegemas. Kes tahab Poneks Paroo kõrvaklappi? Poneks Paroo kõrvaklappi! Poneks Paroo, tulge siia poole! Kohe jagan ära, Poneks Paroo, teeke ruumi!
tehke ruumi, tehke ruumi! Tehke ruumi, tehke ruumi, paneks paar pops, kõrvaklapid, tehke ruumi! Viskan sulle sinna ühe! Oi, ärge kakkelge, viskan sulle sinna ühe! Oi, paneks paar pops, kõrvaklapid! Kanahauka mul niisamas. Ei kakle! Öelge nüüd! Teego läbi! Nobluga! Poneksiga! Väga tublid! Nüüd minge siia skämmauku ja andke mulle kõik enda raha ehk munad. Te saite kõik skämmi mu käest nüüd. This is labor. Saite kõik mu käest skämmi. Mida? See on inhumane. See on ajutine. Ma ei kiida heaks seda olukorda praegu. Nad mahuvad ära siia. Jaa, sure. Nad lähevad nagunii kohe grilliks kõik, nii et. Oh my god, sa pead niimoodi kinni ka veel. Siin valgus. Oh my god, Kris! See on kanaauk! Varsti tuleb Kris poisi auk, kas jõutu ka nagu. Kanad ongi arenud elama väikestes kohtades. Mis su basis on sellel teoorial? No nad ei vingu, nad karjuksid mu peale. Ahah, okei. Me ju nagunii tapame need kõik ära, aga seal on vahet. Aga nad võiks juba nii kaua elada ilusat elu ju. Nad ongi vabas elus praegu täiesti õues. Ei ole, nad hästi puurikanad. Ja nüüd jah, nad ei ole sündinud puurikanana, nad olid wild kanad ja nüüd ma panen nad puuri ja sul ära. Jaa, Nad olid ennem vabad. Jah, okei. Anna sekund. Kurat. 1, said, nii. Anna mulle 10 veel. 1, 2, 3, 4. Itsetu utleb, me saame eesti kiilkondat teha kodus ja opsi ei kotikas mes paikadeim järelikult. 9, 10. Anna mulle 30 veel. Okei. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nii, anna mulle 30 veel. No, kurat. 1, 2. Iron! Oi! Tšau, Iron! Tule isti juurde, utleb võtta ironid ja panes selle nimeks Anvilin Bone Pro ei mahu välja enam või? Issa, sa oled nii suureks kasvanud, no joh, Heidi! Püha püss, Iron, sa oled ikka väga... Joh, Heidi, sa oled ikka väga suureks kasvanud. Iron, sa oled peaaegu mees juba! Joh, lööb pea vastu lage või? Ei mahu ära siia või? Tead, Iron, ma tulingi tegelikult selle pärast. Ma tegelikult tulingi su juurde ideega, et Isi on teinud sulle väikse üllatuse koos emmega ja me tegelikult, sul on uus pesa. Me tegime sulle, sul on suur koobas ja seal on väga palju ruumi. Seal mahud sinna nii hästi ära, sul on seal uued sõbrad on sul seal on väga äge seal uues koopas, Iron. Ja emme praegu ei ole, nii et ma viin su ise sinna ära, sinna uude koopasse ja saame korraks käia ka maa peal, ja siis minna uude koopasse, aga me jätame selle koopa alles, kui kunagi peaks minema vaja, et me seda päris siis ära siin ei võta neid asju üles, jätame siia, et su vana kodus tulla vaatama kunagi, kui sa siia mahud veel, siis saad tulla korra piiluma siia vanasse kodusse. Kas sa tahad midagi kaasa võtta siit või ei taha? Pesa või? Kas ta heina või? Ei taha heina, mis sa siis soovid? Kulda või? Okei, kas neid ka? Ainult neid? Okei, võtame kulla kaasa, kas see ka siit või? Okei, ainult too, okei, aga lähme, Iron, lähme siis koos, tule. Kuidas sulle meeldib Iron õues, kas on värske õhk või? Jaa, väga hea. Kusjuures su koobas isegi pole väga kaugel siit. See on isegi siin samas. Ma löödsin sulle väga ägeda koha, Iron. Tegime sulle emmega selle nii ilusaks. Nii, siin on meil siuke koopasuu. Võid siia tulla. Vaata, siin on ka suur äge koobas ja varsti hakkate siit lendama. Mängimas käima siin koopas. Nii, vaata, kas sa mahud siit läbi nüüd. Tule, siit ei mahu.
nii, proovi, kas nüüd mahub sinna alla. Mahud ja oota, Iron, oota. Meil nüüd rebingut on nii kaugele. Nii, okei. Lähme siis alla, Iron. Vaata, Iron. See on sinu uus koobas. Siin saad hakata mängima ja jooksma ringi. Seal on sulle ka laavavann. Saad käia natukene vannis. Sul varem pole olnud laavavanni. Kõik on väga suur ja lai tehtud. Ja vaata, Iron. See on kõik sinule, Iron. Teeme lahti. Näes, tule vaata siia. Võid vabalt ringi joosta igal pool. Saad siia minna ja sul on siin suur koobas. Vesi ja igal pool siin ringi joosta. Ma panen sulle siia Suvalain inimene olen paar utleb sõpra ka. on maik. Nemad on rauast mehed. Nendega saad hakata mängima koos. Aga ära ainult löö. Sest muidu nad hakkavad sind lööma. Aga nendega saad koos hakata mängima. Nemad on su uued sõbrad. Ja siis ma panen sulle, Iron, kus ma sulle see kulla panen? Siia taha või? Siia või? Või siia pesa peale või? Niimoodi või? Kõrgemaks või? Või sobib? Väga hea. Ja mul on sulle veel üks üllatus, Iron. Mul on sulle siin, ma tõin sulle siia natukene, saad hakata tagajama ka neid, vaata. Linet olen Viskan utleb, sulle miks siia Iron kanakesi. nii nunnu peab olema. Saad hakata ne kanu sööma. Issil on nüüd uus kanaauk ja ma hakkan sulle tooma siia kanu. Saad neid taga ajada siin natukene. Ma panen sulle siia uut valgust ka, ma teen sulle uut valgust. Iron, kas sa muidu tahad midagi siia veel või on sul mingit soovi näiteks? Tead sa midagi, mis sa tahaksid? Või praegust ei ole? Vesi või? Tahad basseini vett või? Phantom Storm utleb uks Veebasseini, kullablokoli jah. talkaisukastsu. Okei, saame sulle teha. Saame sulle teha. Tahab endale basseini siia. Aga see on väga suur küll nagu. Aga Iron, kas ma teen sulle pärast basseini või tahad, ma teen kohe? Kükita kui kohe ja hüppa kui pärast võib. Pärast, okei, me pärast teen sulle siis basseini. Aga okei, Iron, ole tubli, ma toon sulle kannakesi juurde siia veel. Ma saatsin ringi joosta ja hullu panna siin koopas, et saab ronida siin igal pool ja ma arvan, sulle sobib. Okei. Aga ole tubli, Iron. Issi läheb praegu, kalli. Issi läheb. Hea. Mis on? Okei, jah. Okei. Utleb, kuidas Iron Ciao, on Iron. kahel. See on crazy vaatepilt siit. Teeb pesa endale või? Iron on uus kodu, tal on Iron kolemek ka seal. Okei. Iron on ümber lokatseerunud. Iron on viidud uude kodu. Väga hea. Gerhard ei tea, kus ta on nüüd, kui varjurüütel peaks Gerhardiga midagi tegema või Gerhard tahab midagi teha crazy't jälle, impulsiivset. Siis Iron ära viidud. Ja Gerhard ütles, et ise ma tean. Et mina ise otsustan, mis Ironist saab. välja nagu mingi maagiline ring. Mõtleks küll, jah. Ahoi. Kris ka siin. Tibuke utleb sen su laupäeval. Jah, maagiline ring. Miks sa ehitad seda? Jällegi ei tea, ma lihtsalt, mul oli vaimu nähtuseks ole, ma lihtsalt panin järjest blokke maha ja siis ma läksin mingi hetk eemal, vaatasin ja jäin mõtlema. Aga miks ma selle ehitasin? Okei, aga äkki see ongi siis osa sellest või? Võib-olla tõesti, meil on vaja, kui nüüd tuleb torm ja midagi äkki lisab juurde, siis võib-olla tõesti ongi, sobibki kõik asjad kokku. Kaspar Traier utleb tere, ma tahtsin kusida, millal loppeb sisumaa ja millal Forti tiib. Kas Kris poiss tuli vaatama checkpointi, mida ehitasime või? Checkpointi? No see bunker. See on valmis või? No jah, ma nüüd hakkan tasapisi sinna asju viima. Jaa, võiks üle vaadata, aga ma küsiks seda, et kas Mõisik on suga rääkib praegu Armorist? Armorist ei ole. Vaata, me saime tookord, kui me tapsime ära siis Kelloksi, kui ta varjurütli see sõda siin Oktoviles oli, me saime ta Armori. Aga mõtlesime, et äkki me puhastaks selle püha veega ära ja siis saab seda keegi kanda nagu. Selles armorist me rääkisime küll jah, mida siis varjurüütel kandis. Et meie jõudsime nagu omavahel tegelikult ikkagi sellele, et seda on vaja hävitada tulega. Ma arvan, see saab ära puhastada lihtsalt, siis me ei raiska nagu netherite'i. See on hea armor. No siis on jällegi jah. Võib pigem proovida vedelikuga, jah. Et kui sa tunned, et seal pole küljes nagu enam midagi, siis pigem saab selle anda kellelegi, näiteks Joosep oleks väga hea praegu 2 netherite armor piisi, et... Ja seda nüüd küll. No tegelikult on väga hea, et te mõlemad siin olete.
ma kuulsin, et Mari-Liisi rindas Trolla. Jaa. Väidetavalt küll. Keegi ei ole näinud seda. Miks ta hingab ikka veel? No teda pole siin olnud. Keegi see midagi ette võtta lihtsalt praegust. No igal juhul, kuna ma ei arva, et Mari-Liis valetab, siis kui ma Trollat näen, siis ma tapan ta ära. Ma nii drastiliseks ei lähe, sest meil on vaja teda kutsuda kõigepealt ümarlaua ette, et ta räägiks enda poole ära. Tegelikult ma ei ole seotud ühegi organisatsiooniga, seega mind see ei takista. Sa oled ka, kui kui sa oled roheliste elanik, siis sina allud roheliste siis kuningale. Ei no, kui rohelise kuningale ei meeldi midagi, mis ma teen, siis see on meie vaheline asi. No ühesõnaga, meie liidu otsus jäi praegust kõigi pealik otsus, et me kuulame ta üle enne, kui me midagi ette võtame taga. Aga ta saab karistatud. No siis loodame, et te saate ta enne kätte kui mina. Okei. Sest rohelisi on juba nagu Torm varastati ära, rööviti ära. Siis Mari-Liis on 2 korda röövitud, nagu ma kuulsin. Ja nagu mingi hullud käib roheliste materdamine ja miski nagu ei liigu edasi. See on tõsi, aga mina usun ka Mari-Liisi, aga ütleme, kui see väike protsent on seal, et see olukord võis olla mingi teine, siis võid ka sina olla Joosep süüdi lihtsalt mõrvas. Siis pead sina minna kohtu ette. Eks siis tegeleme sellega. Et me lähme üle selle silla siis, kui see silt tuleb või? Just. No kuule, mõtle kui su sinised actually oleks su sõbrad ka Stotter. Ja siis iga kord, kui sa nendega kokku saad, siis tuleb välja. Kellaks on minu sõber, ma näen vaevasid, ma oma higisin, eks ole, higistan igale poole, et saada see kurri vaim sealt kuradi Kelloksi kehast välja. Nii. Aga mu point on selles, et mõtle, kui iga kord, kui sa... See Joosep Draakonist räägi, see on sama põhjuse pärast! Joosep on nii impulsiivne. Ta on nii impulsiivne. Kas see oleks okei? Kindlasti mitte. Aga selleks on ju... Sellepärast ongi siin ju vastavad ka organisatsioonid, kus antud asjadega siis tegelevad. No jah, tundub, et need organisatsioonid menetlevad liiga kaua natuke. Ei, me seda ootame, et kuna ta tuleks, et ta võtta siis vahi alla. No okei. Kong on ju olemas vist serifi majas, veel vana serifis majas. Ja ses mõttes, kui sa soovid surmanuhtlust, siis kui enamus inimesi soovib surmanuhtlust alla, siis ta saab surmanuhtlus, et see on täiesti up to debate, mis Gerhardi karistuseks saab. No, oota, ja ma kuulsin, et Selgrautu on ka nüüd selle varjurüütli käe all. Et selles mõttes, et varjurüütlit ma tappa ei saa, aga ma saan ta käsilasi tappa küll. Ega tema ju, kui tema on ka seotud varjurüütliga, siis ka temal on ilmselt tugevamad võimed ja ei ole nii kerge äkki võimalik. Pluss ta teeb ise ennast tapab niikuinii. Sa arvad, et Gerhard tapab ise ennast teda või Selgrautu? Ei, ma räägin Selgrautust. No jah, seda küll, aga... Aga see, kas see Gerhard on nüüd varjurüütli poole peal, seda nüüd küll on natukene vara nüüd öelda. Jah. Võib-olla ta teeb mingit see on siis okei, kui näiteks mina hakkan tappa omasid ja siis on ka, et aga siis me hakkamegi uurima, miks sa seda tegid, aga me ei saa kohe automaatselt mõelda, et opatski, see on varjurüütli süü. Võib-olla Trollal on mingid omad juba agendad või midagi suhtes. Aga no vaata, siis ei ole nii vahet, kui ma ta ära tapan ju. No ikka on vaja ju saada jälile. Et siis kõik pahad ära tappa, siis kas nad on omavahel koostöös või mitte, siis ei ole vahet ju tegelikult. Utleb ei, kas siis... No, kas olen või? No, oled jah, sa ju võtad elu. Aga mitte ilma asjata. No, jätkuvalt sa ei tee ju enne kindlaks. Kas on vahet, kas kindlaks teeb kantsel või kindlaks teeb mina? Jah. Ja see on? No, sinul ei ole seda esindumisvõimu, sinul ei ole seda kohtuniku võimu, kes otsustab, mis kellelgi saatus on. Joosep ongi või? Okei. Aga siis teeme niimoodi, et ma olen üksik üritaja ja minu laev on off limits.
Noh. Siis sa pead seda kuningale ütlema ka, ma arvan. Jah. Kas tema räägib teie eest? No, ma võin temaga rääkida, jah, muidugi. Samas, mu laev on linna kohal, mitte linnas, nii et... No, õhuruum. Linna õhuruum. Ühesõnaga praegust jah, et me pigem tahaksime teada põhjuseid enne, kui me kedagi süüdi mõistame. Et isegi kui kuritegu on tehtud, tuleb ära kuulata, mis selle tagamaa oli. Aga kui sa soovid iseseisvalt võtta midagi ette, siis sa pead arvestama sellega jah, et sa hetkel kuulud siis kuningas Pepperi käsu alla ja kõik, mis sa teed, siis läheb teie roheliste kaela. Et kui sa tahad sealt ära öelda sellest kuningriigist, siis ja siis teha neid asju, me peame ka ikkagi kohut mõistma, sest muidu sinust saab lihtsalt mõrtsukas. Et ma pigem ütleks, et kõigepealt kuulata ära ta vastus, sest meil on vaja informatsiooni, miks see üldse juhtus. Seal oli varjurüütliga koosolek ja me tahaks teada, miks see koosolek üldse toimus. Kui me ta lihtsalt ära tapame ja ära ajame, siis me ei saa neid vastuseid kunagi. No tere mõisnik. Hei. Kas sul on muidu armor kaasas ka või? See on Ender Chestis, jah. Jaa, aga käime siis korra seal, vaatame punkri üle. Sa ole ka vist mõisnik näinud või oled? Ei ole näinud, jah. Ahah, okei. Oi, väike pilt ka lausa suisa. Selle pildi taha saab minna või? Ei saa. Ei, see ei ole. Mul on üks mõte. Me võtame seal tagumise seina maha praegu. Nii. Ja mul on kaasas soul sandi, kelpi ja vett. Mis sellega teha saab? Sellega saab, mida see võiks teleporteerumismasina. Kas see siia on vaja seda masinat? Ma ei tea, kas mõtlen, kas on mõttes siia teha või? Kas me nagu nii tuleme siia, paneme siia enda spawnid? No võib-olla tõesti mitte. Ma juba olen natukene hakanud koguma asju, siin mõned potionid. Siis äkki teeme linnavalitsusse selle lihtsalt. Jaa, aga ma teeks sinna mingi pistone ukse, et nad nagu seinte sees peitus, et keegi ei saa tulla sinna alla, siis panna võrdi flükk, tõmba mõisniku sinna, peksan surnuks. Jaa. Nagu ta peaks olema hästi turvatud nagu. Jaa, mingi redstone'iga uks lahti sein ja siis sinna sisse. Saab kohe kutsuda koosolekule, see on päris hea tegelikult kiir välk koosolek. See on nagu mõistlik nagu, aga siis inimesed ei saa seda enda perle kasutada lihtsalt jooksvalt. Aga mis on kõige mõistlikum ka nagu. Oota, ei saa kindel või? Ma ei tea, tahakski tegelikult katsetada järgmiseks nagu. Ma arvan, sa saad ikka endale peale kasutada, aga peame proovima siis seda asja. Aga lähme proovime või? Jaa, kõigepealt võiks pesta ära selle armori. Ma saan selle asja siin ette lugeda esiteks, mis siin kõik kirjas on, väga palju ei ole. No loe. Okay. Kallis Torm, Kris Poiss ja Mari-Liis, ma tänan teid, et te päästsite mu varjurüütli küüsist. Kätte on jõudnud lõppmäng. Octomani messiasel on õigus, Kelloksid saab päästa. Selleks tuleb ühendada minu ja Octomani jõud. Esiteks, tehke valmis altar, kuhu paigutate minu ja Octomani piikonid. Teiseks, püüdke kinni Kelloks ning viige ta sinna. Kolmandaks, pange ta öösel meie valguse sisse. Neljandaks, manage sõnu Umbra Evanesset Lux Terret. Siis saame Octomaniga tõmmata varjurüütli Kelloksi seest välja. On olemas võimalus, et Kelloks suleb selle rituaali käigus, kuid see on risk, mille te peate võtma. Tee, ehk siis tidi. Ühesõnaga, me peame ta kuskile menetama, kas siis näiteks siia? Ehk siis siia, sest siia peaks panema piikonid. Crying Obsidianid, mis on juba tõestanud, et tekitavad efekti varjurüütlis. Aga äkki me peame need üldse välja vahetama? Võib-olla. Piikoniteks panema. Näiteks ühte nurka ja teise piikonid saab panna siia äärde ka tegelikult, need ääred siin. See on nagu ringi äär. Et see on just kui nagu force field. Just. Jaa, teeks selle armori puhtaks Dotter äkki ja äkki Torm sa käduta selle Kelloksi vana armori teeks puhtaks, annaks kellelegi kanda. Ma lähen toon enda... See silt oli siin ennem ka või? Jaa, oli küll jah. Ära ei taha võtta. Mõtlen sama nagu. Väga õige. Pane kirja, et väga ilus kirik. Ei pea midagi kirjutama. Vahepeal vaikuses võib ka istuda. Sul Ender Chest on kaasas? Jah. Siin on välja siit. Need on suht piiri peal. Mending on peal seal või jälle? Need on mendingud peal, jah.
Need on ühed parimad armorid, mis ma arvan, see on üldse. No what? Suvalain inimene olen utleb Awkward Silence. Kus see Stotter läks nüüd? Püha vett äkki tooma. Jooksis lihtsalt minema. Ramona on utleb, kus on varjurüütel. Ka või? Jaa. Mul oli nohu hiljati. Ega siin viirust aeg. Ma kuulsin, siin pidi olema nendel tšukkudel mingi viirus. Mingi tirimu või midagi. Just. Teate mis, aga lähme proovime seal ringis seda teha. On sul püha vett ka või? On vaimude ma ei tea, ma isegi küll looking kinda bad with this fit. Ja aura peletamise vahend. Oktoman, me vajame sind taas. Meie ees on kahjuks väga musta maagiaga riided. Riided on väga väärtuslikud, väga kallist materjalist ning need aitavad meil selle kurjuse hävitada. Seega koos selle vahendiga siin, palun tule ka sina appi ning puhastame selle hinge siit ära, selle kurjuse, selle negatiivse aura ning teeme siia aura. Halleluja! Okkoman, omen! Vaata, kas on Saan täitsa ei lõhna enam rõvedalt ja energiat ka siit ei tule. Küll aga tal on iga hetk katki minemas. Ma arvan, et... ma lähen teen korda need. Teed korda, okei. Okei, aga sa võid natuke need parandada, siis ma teen mingisugust sinna linnavalitsuse alla mingi siukse... Jaa, mine vaata jah, mingi kambri, kus saaks teha niimoodi, et kõik inimesed saavad... Et oleks kõikidel inimestel üks auk olemas, mingi 9 blokiline või midagi sukest. Okei, teeme nii. Nägemist, Stotter. Bye. Oi, marma. Oi, Chris poiss. Said ka nederist midagi? 6 tükki sain jah, eks ma teen nüüd tagasi. Sul on vaja 16 armori jaoks. No siis 10 on veel vaja leida. Siis jõudu 9. On nii siopsirk. Ram, panen ennast valmis homseks. Siopsirk. Ai, amnenab agev simlav tsenna. Amnelo egiek simlav enemini esly. Das as ura esly. Das as ura juk amneltu ellus. Amnelo simlav. Amnelo agev simlav. Ma ei saa mitte sittagi aru. Lähme samad teega, aga see on cringe. Maapadiga. Keegi, kes screen recordis, pange see backwards, reversige see ja kuulake, mida ta ütles mulle. Mida ta mulle ütles? Ma ei saa mitte midagi aru. Valdar.sa utleb tagurpidi. Translate palun, lege somebody translate. Ma ei saa midagi aru. Lähme vaatame see Mari-Liisi pilti ja siis tuleme teeme linnavalitsusse teleportation halli. Sinjes utleb Iron on matales äränsää. Selgus majas. Mis Stotter siin ei teeb? ole, ma ei suuda ikka veel... Sinu rüütel väikese mütsikesega tuli ja päästis sind tumedamalt varjurüütli ees. Eks ole, on viinud sind kenasti reisile lennukiga Tšuku. See on see uus pilt. Eks ole, oled üle kuhjatud kingitustega. See on see uus pilt ja ta oli ta vana pilt. Ja mõtlen, näe, nüüd ma ei ole oma meest näinud päeva aega ja nüüd mõtlen mõisniku peale. Mari-Liis, anna meile väike recap, et oota, mis siin toimus siis? Mõisnik tuli sebima sind või kuidas see toimus kõik? Ja mõisnik kutsus mind oma... Kurat, miks sa siin oled? Mida ära? Ma tegin Tšuku businessit nendega, sorry. Tšukuta kodu.
jah, kurat. Miks sa siin oled? Tule minuga siis. Tule järgi. Liidialune utleb, ma pruuvisin su Discordi serverit joinida, aga ma ei saanud. Täitsa koosolek. Ma pean sellelt Tšukule vist mingi viinapudeli igaks juhuks otsima pärast seda juttu. Võib-olla tõesti, äkki seal on veel. Kuulge, ma avastasin, et jaa. Kelloks jättis oma viinapudeli maha. Ossa nagi! Poolesed viinad siin kohal. Let's go! No cheers, putid. No cheers. Malilis. Ja sinule on vaja. Oi, kuule, ma jätan vahele praegu. Kuulge, see ei oleks. Oi, kurat, mis nad sellesse viina hakkan minema. Oi. Igatahes, kuhu me jäime? Oota. Tšuku, ma armastan sind. Ma räägin, ei tasu tulla siia nagu, siin on kõik kogu aeg. Mari-Liisi kodu juures on lihtsalt everything crazy, bro. That's crazy, külajoodikud. No see klassik, noh. Tartus elavad joodikud, noh. Kusjuures tahtsingi tulla just seda küsima. No? Teie pappi sinna ümarlaua ruumi. Jaa, ma kohe toon ja me saime Beaconi valmis, ma tulin Beaconit tooma, et selleks saaks äkki me saaks need Beaconid praegu sinna maha panna, et vähemalt oleks see osa sellest tehtud. Jaa. Stotter, tervist. Tere. See on vist siin Didi jama, eks ole? See siin on puhas Octomani jõud, mis siin kiirgab. Sa olid Octomani enda selle pähe sisse, jah? Just nii. Siin on värvi klaasi jaoks ka. Miks siin on lambist põõsad? Oi. Vot see näeb vinge välja. No see on juba värk, noh. See on juba värk. No ma arvan, kui kuskil see teemani välja saab, siis siin saab, noh. Muusun ka seda, jah. Tiim! Okei, aga ma heidan kohe ise leiva luusse, et ma käin korra linnavalitsusest läbi. Et siis teeme nii. Olge tugevad. Aga nüüd oleme natukenegi lähemal oma saavutustele. Jaa. Mis ta tahtis Tšuku selle 3 pea eest? 60 teematit. Oi. Mari-Liisil oli nüüd anda. Mari-Liis, jah, kes röövis väga palju sealt varjurütlilt. Ta röövis teemandeid sealt või? Jaa. No naised, neile meeldivad teemandid, vaata. Pistis põue ja pani minema. No vot, kaval, kurat. Kaval, jah. Aga selge, ma lippan siis. Õissa. Kuule, töötab. Funkab ja jääb nagu, saab palle visata ka või? Jee. Siis on ju väga hästi. Kus siin on mineshaft või? Jaa, avastasin ka. See on veits haige tegelikult ja siis saab pealt kullatasid tegelikult, nii et selle peaks ära kinni panema. Sisuliselt pulisavad kõik. Näe, viska pärl sinna, mis toimib. Nii. See siit otsa alla. Seda peab õigesti viskama ka, et oi, paasa läksin vastu. Viska lihtsalt sinna keskele. Nii, nüüd mine sinna teise tuppa. Vaat, see on haige. See on imeline, ma ütlen sulle ausalt. See on leiutis. Kusjuures mul on sulle veel traptoore, kui tahad. Martinus utleb, kas homme Ironit keskiarvu vaatama. Siia peaks tegelikult panema nimesilt, kes, mis see, kellel on nagu. Jap. Ma võtaks mingi ära siis. Võtan selle siit. Pane üles see poole silt. Siia tuleb liiver või mingi nupp või asi tuleb panna siia. Nii, Chris poiss. Tahad endale ka siia panna sulle ära? No võid panna küll, jah. Võidki see keskmise panna. Mõisnik. Sa pead siis teistele ka tutvustama, kuidas see süsteem siin funkab. Ma ise viskan leiba luusse kohe, aga... Ma vaatan, kes meil olemas on, siis ma saan tutvustada. Ja, ma panen enda oma ära siia juba.